Meie siis arutelu teemaks on julgeolek ja meedia. Nimelt me peaksime rääkima täna sellest, et kes ja kui palju peaks rääkima julgeolekust ja seda siis laiemalt ütleme kas sõdadest, kriisidest, katastroofidest, et kus kohas rääkida, kui palju ja mida üldse rääkida. Kuidas vältida seda, et me satume vale uudiste mõjude alla või propaganda mõju alla ja kuidas tarbida siis meediat targalt. Kuivõrd peaks olema üldse kodanikuühiskond informeeritud kriisidest ja sõdadest? Kuidas peaks toimima ja toimuma meie kriisi siis kommunikatsioon, mida peaksid tegema julgeolekuasutused ja millised on siis julgeolekuasutuste ja ajakirjanduse omavaheline koostöö. Ja miks see on oluline? On oluline, me teame kõike, ka eelmine siin paneel, mis toimus telgis, siin räägiti väga põhjalikult sellest, mis toimub Ukrainas ja see hübriidsõda, mida siis seal Ukrainas käivitas üks idapoolne naaberriik. Ja selle hübriidsõja üheks peamiseks probleemiks või siis põhi nagu selliseks innovatsiooniks me näeme seda, et vastane sihib tihtipeale kogu ühiskonda ja teeb seda läbi meedia. Et ühiskonda üritatakse tabada selle ühiskonna lahkhelide ja vastuolude kaudu. Ning tihtipeale kasutatakse selleks just nimelt meediakanaleid. Tavakodaniku jaoks kujutab ilmselt ohtu mitte ainult hübriidsõda ja suurriikide propaganda, vaid julgeolek selle laiemas mõistes, ka üldine kriminogeenne taust, et peaks nüüd tõdema, et kriminaalid tihti ja kelmid on kolinud interneti, et kuidas see peaks puudutama siis kodaniku ja tema siis käitumist. Ja täna siis mina esinen moderaatori rollis, olen Igor Kopõtin Kaitseühenduse õppeasutustest ja meie arutelus osalevad eksperdid siis ajakirjanik Evelin Kaldoja, ajakirjas Postimees, veebikonstaabel Maarja Punak, tere! Siis Eesti Business Akadeemia dotsent ja Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Aagu Uudelepp, esimese brigaadi ülem Veiko Palm ja Siseministeeriumi asekantsler Erki Koort. Ja esimeseks küsimuseks tulebki see, et mida siis arvavad meie panelistid sellest, et millised ohud varitsevad kodanike meediakommunikatsiooni alal, et milliste julgeolekuriskidega meediavaldkonnas võib üldse kokku puutuda igapäevases elus. Ja milline peaks olema kodaniku reaktsioon sellele? Ja alustame siis siit kohe vasak. Tere päevast! Tegelikult võiks selle jutu kõik hästi lühidalt kokku võtta ning öelda, et mis seal siis ikka nii väga varitseb. Osalise pildi saab, muud mitte midagi. Sellepärast, et meedias on alati valik, selle valik on keegi teinud lähtuvalt sellest, kui palju ta taustast teab, kui palju ta asjadest aru saab, millised on tema enda hoiakud ja maailmavaade ja selle tulemusena paistab mingisugune pilt televiisorist või mingisugune lugu lehest, lugu raadiost ja see, kes seda vaatab, kuuleb, loeb, näeb, see mõtleb, et ahaa, selline see tegelikkus on. Ja lihtsalt hästi lühidalt iseloomustamaks, kuidas moodi mingi väljavõte, sellepärast, et kas või kogu Vene-Ukraina konflikt ei mahu ju teleka sisse ära, kuidas mingi väljavõte mõjutab tegelikkusest arusaamist. Kujutage nüüd ette, et siin on 2 fotograafi, üks suhtub sellesse üritusse hästi, teine suhtub halvasti. Ja põhimõtteliselt, mis siis on võimalik teha, kui pildistada sealt sinna poole, saab öelda, et vahtige, kus inimestele pakkus alles huvi, tribüün täitsa täis. Kui tahta öelda, et aga inimesi see asi ei huvitanud, siis ma pildistaksin siit alt üles ja ütleks, no näete, vaadake, napilt saab täis, eks ole, ja üldse 2 vana inimest ainult tuligi. Ehk põhimõtteliselt täpselt see sama üritus ja see oleks see publik ära öeldud. Samamoodi saab võtta ja öelda, et aga tegemist oli mingite militaristide üritusega. Me pildistatakse ainsat mundris meest keskel, eks ole.
Võib-olla veel seal kõrvalolijad ka ning öeldakse, näete, vaadake Siseministeeriumi asekantsler ja lisatakse kommentaariumis kohe esimese kommentaarina, teate, ta on kapos ka olnud. Ja sellega ongi nagu paika pandud ja kui tahta lihtsalt naeruvääristada, siis saab teha pildi kõigepealt siitpoolt servast, siis ühe pildi sealtpoolt servast öelda, et näete, vaadake, see oli napi juuksekasvuga meeste üritus, kus nad mingitest asjadest rääkisid, et hall pead austa, kulu pead kummard, et see selline kummardamise üritus oli. Ehk te näete, kuidas moodi on võimalik võtta mingisugune asi ja keerata see selliseks, nagu sina ise tahad, sõltumata sellest, mis seal üldse räägiti, sest kui te tähele panete, siis sisuline osa pole ju veel väga alanudki, aga uudis on mul peaaegu valmis. Ainult tuleb leida koht, kus see avaldada. Võib-olla kui mina jätkan siis politsei poole pealt, siis üks on kindel, et kurjategija on alati motiveeritum kui kõik teised ja kui me räägime olukorrast, kus mingi asi on pingeline, on olukord riigis pingeline, on ma ei tea, kurjategijad kuskil jooksus, siis need kurjategijad, kes on jooksus, need kindlasti on motiveeritud sellest, et pakkuda väga palju eksitavat ja valeinformatsiooni. Ehk siis kommunikatsioonis tuleb ka alati ikkagi seda infot nagu sorteerida, et mina olen alati mõelnud, et see kommunikatsiooni tarbimine on nagu söömine, et sul peab taldrik olema nagu täis juurvilju ja salatit ja võib-olla kartult ja liha, et sa pead kõigest midagi vaatama, oleme hästi allikakriitiline, ehk siis meil on seesama kurjategija kindlasti on teinud mõne põneva lehe, mõne põneva arvamuse, mõne väga kihvti säutsu, mingi ägeda Facebooki lehe, kus ta edastab väga palju valeinformatsiooni ja nüüd see lugeja, kes seda tarbib, peabki siis suutma selle ära sorteerida. Et allikakriitilisust ja siis seda, et kui on kriis, siis ikkagi tuleb vaadata, kes räägib. Mina jällegi, minnes siis tagasi klassikalise meedia juurde, mina näen seda, et meedia on vägagi oma tarbijate nägu, et ta peegeldab seda ühiskonda, mis seal ümber on ja samuti ta peegeldab indiviidi tasemel seda, milliseid valikuid inimene ise oma meediahelistustes teeb. Indiviidi taseme juures näiteks on hästi palju USA valimiste kontekstis räägitud sellest, kuidas siis vabariiklaste poolehoidjatel tuleb täiesti ühesugune või siis võib-olla pigem tänapäeval eristub mitte vabariiklaste ja demokraatide või kuivõrd Donald Trumpi poolehoidjatel tuleb täiesti ühtmoodi selline nagu sõnumite hulk tema ette, samal ajal kui demokraatide või siis Trumpi vastastel tulevad täiesti teised sõnumid ette, et inimene otsib tihtipeale oma enda vaadetele kinnitust ja sellest ta teeb ka oma valikud. Teisipidi ütleme, kui rääkida minna nagu laiemale tasemele, et ühiskonnas, millest kirjutavad meie lehed, millest räägitakse raadiotes ja telekanalites, siis see tihtipeale, kui räägitakse, et klikimeedia, ajakirjandus tahab asju, mida inimesed klikivad või mida inimesed loevad, siis see tähendab seda, et me tegelikult kirjutame asjadest, mis inimestele korda lähevad. Et sa ei saaks näiteks hästi head võrdlused minul Lõuna-Euroopa kolleegidega või siis Lääne-Euroopa kolleegidega, et nad on väga imestunud, et kuidas saab nii palju NATO tippkohtumisest kirjutada, nagu teie saate. Eriti need, kes julgeolekut teevad, nad on väga kadedad selle peale, sest nende lugeja, ta lihtsalt ei loe, ta keerab külge. Samal ajal, kui Eesti lugeja ilmselt tahab rohkem lugeda ja tänu sellele ta seda materjali ka rohkem saab, tänu sellele ta rohkem seda arutab ja küsimusi küsib ja võib-olla ka lisamaterjali otsib. Et ma arvan, et meie meedia on meie enda nägu. Sõjaline riigikaitse nagu osa julgeolekust on viimastel aastatel tõepoolest hästi palju pildis olnud ja väga hea selline klikimeedia asi ja põhimõtteliselt ma selle elukutse esindajana peaksin hästi rõõmus olema, et meist kirjutatakse, aga tegelikult ma olen natukene nukker, et ma eelistaks, et see ei oleks nii palju pildil, et me ei tunneks ennast nii palju ohustatuna, sest muidu ju sellest ei kirjutataks. Ja ma niivõrd ei räägikski isegi sellest kajastamisest, vaid ma räägiks kaks põhilist kari, mida mina näen meedia ja sõjaline riigikaitse, et miks me ei suuda päris mõnikord väga adekvaatset vestlust pidada. Esimene on selline pidev balansseerimine salastamise ja õõnsuse vahel. Et sõjalises riigikaitses ei saa kõigest rääkida avameelselt, kõigest ei ole võimalik avameelsest rääkida, sest sa teed sellega oma plaanid, teed nullid ära või sa annad liiga palju
võimalikule vastasele kaarte kätte. Ja see teine äärmus on see, et sa jäädki sellise tühja trummi kõmina peale ja ütled, et kõik on korras ja naeratad ja jälle keegi ei usu. Ehk siis see õige balansi leidmine on hästi suur probleem. Ja teine, mis on iseloomulik sellistele suurtele reservsõjavägedele nagu Eesti on see, et neid kommunikaatoreid on hästi palju. Ajateenistusest käib iga aasta üle 3000 inimese läbi. Reservis läbi ajateenistuse on koolitatud 10 000 Eesti inimesi, Kaitseliidus on 10 000 inimesi juba läbi käinud. Ehk neid kommunikaatoreid on hästi palju ja igaüks tundub teadvat midagi ja see hägustab väga seda sõnumit ja hägustab seda kogu meedia välja. Nii et sellist argumenteeritud vestlust on väga raske pidada ja väga palju on tarkmees taskus inimesi. Jah, mis mul jääb üle lisada nendele tarkadele sõnadele, et ma arvan, et hästi palju on sellises meediaruumis ja meediatarbimises tegelikult, vabandage mind, aga laiskust ja rumalust, et inimene eeldab, et talle pakutakse tõesti infot, inimene ei eelda, et talle valetatakse, aga ka ajakirjanik võib olla teinekord pisut laisk, tõlgib uudise ära ja tegelikult see jääbki tõlkelooks. Ja mida ma vaatasin Ukraina kriisi ajal, oli hästi palju tõlkelugusid Vene meediast, Interfaxist, kus ei olnud juures seda, et aga eile juhtus just teistsugune asi, millel on olemas väga suured tõendid ja see on selle tänase uudisega seotud. Et see on asi, millele tuleb väga palju tähelepanu pöörata ja võib-olla eeldada, et inimene ise selle kokku paneb, paljud panevad, aga mitte kõik. Ja teine asi, mis on alati selline küsimus, et mitte kas infot anda, vaid kui palju infot anda. Kui mingi kriis toimub, mingisugune õnnetus juhtub või algne info on, et juhtus õnnetus, siis mina oma karjääris olen põrganud hästi palju sellisele suhtumisele, et kui selgub, et midagi tõsist seal taga ei olnud, et ärme sellest räägi, ärme külva paanikat, ärme seda kommenteeri. Aga meedia, nii klassikaline kui sotsiaalmeedia tegelikult juba kihab. Ja see, et meie või et riik teab, tegelikult ei vabasta kohustusest rääkida kodanikule, et kuulge, oli selline oht, oli selline uudis, tegelikkus on see ja midagi, mille pärast muretseda ei ole. Et tundub selline lihtne tõde, aga seda on hästi palju ja inimesed, kes on ise selle info sees, täiesti tahtmatult tegelikult teinekord ei tee vahet. Et arvatakse, et see info on juba levinud, kõik teavad need, kellega suhtled. Eks peadirektor teab, teine peadirektor teab, teine asekantsler, kantsler, minister teab, aga tegelikult avalikkus ei tea. Ja avalikkuses see uudis elab oma elu, nii et tegelikult hästi suur osa vastutusest on ikkagi nendel inimestel, kes infot valdavad, et seda jagada. Muidugi väljakutse on alati see, et kuidas infot jagada selliselt, et seda oleks niimoodi parajas doosis, et ta ei muutuks ülepakutuks ja et ta ei hakkaks potentsiaalset kriisi tegelikult süvendama. Et see on tõsine väljakutse, kuidas sellest rääkida. Ma võib-olla lisamärkusena täiesti õiglane kriitika selles suhtes, et Ukraina või ka enne seda Gruusia sõjakajastuse juures, et tegelikult ajakirjandus, ma usun, et on õppinud päris palju sellest, et millistest allikatest mida võtta, et sa tead, et Interfaxist võib teinekord nad vürtsitavad uudiseid, isegi täiesti sõjaväline või selliste otseste konfliktide väline näide oli USA endise kaitseministri Bob Gatesi mälestuste raamat, millest tegi Interfax uudise, kuhu ta lisas sinna raamatusse täiesti suvalisi, minu meelest oli see Baltimaade NATO-sse kuulumise teemadel, suvalisi märkusi, mis selles raamatus sugugi kirjas polnud. Inimestel on kiire, nad panevad selle uudise üles, mõne aja pärast selgub, et mõned inimesed on õnneks selle raamatu siiski ka läbi lugenud ja ütlevad, et seda juttu seal küll mitte ei olnud. Et ma usun, et see teadlikkus on kasvanud, sest et ajakirjandusel on ka selles mõttes vaja vastutada oma sõnade eest, et kui me jama avaldame ja kui inimesed näevad, et me kogu aeg eksime, siis nad kipuvad kanalit vahetama. Ehk siis ma usun, et ka meedia on õppimisvõimeline ja siin on olnud õppetunde kindlasti. Nii hästi, ja nüüd küsime publikumi käest,
milliseid uudiseid eelistab lugeda siis Eesti kodanik, millist ohtu nähakse meediavaldkonnas ja kas kellelgi oleks nüüd kommentaare või küsimusi meie panelistide poole, et palun tõstke käsi ja aega oleks, lepime kokku sellistest reeglitest, meil oleks mitte rohkem kui 3 minutit ühe küsimuse peale, et palun siis esitage küsimus ja öelge, kellele see küsimus on suunatud ja seejärel siis tulevad siis need vastused. Nii, kas oleks kellelgi nüüd küsida? Jah, kohe. Jaa, olen Margit Kross. Et meediateemadel võib-olla natukene diskuteeriks selle poole pealt, et seoses viimaste terrorirünnakutega on siis lääne meedia võtnud ka sellise seisukoha, et nad on otsustanud näiteks terroristide nimesid mitte enam avalikustada, et neist teha mitte märtreid ja tegelikult loonud sellega justkui vaakumi, et justkui midagi varjataks. Et ühest küljest on see väga tänuväärne mõte, aga teisest küljest ühiskonnas tekitab see kahtlust, et kas riigid soovivad midagi varjata. Ja võib-olla see on lihtsalt siuke kommentaar, aga küsimuse osas läheksin ma edasi võib-olla moderaatori algatatud eessõnaga, et me ei peaks rääkima ainult sellest, kui palju infot me jagame, vaid kuidas me saame ka meediat piirata, kui selleks on hädavajadus, kui selleks on oht riigi julgeolekule. Et milliseid võimalusi näete teie, arvestades, et meediavabadus on üks demokraatia põhialuseid? Jah, aitäh küsimus. Nagu ma aru saan, et see küsimus oli suunatud kõigile. Aga siis jah, ma palun siis vastata sellele küsimusele. See on täpselt selline küsimus, millele vastamise puhul on see, et paratamatult kellegagi lähed sa tülli, ükskõik kuidas moodi sa vastad. Sellepärast, et aus vastus on see, et ühegi külje pealt vaadates asja riigi pilguga tahaks ju teinekord hirmsasti midagi kinni keerata ja öelda, et aga me ju ei ütle. Ja teisest küljest iga hingelt ajakirjanik on sinu surmavaenlane, nii et ta isegi ei mäleta enam 50 aasta pärast, et miks täpselt ta sind vihkab, aga ta vihkab sind ikka ja käib sinu haua peal okastraat pärgasid toomas, kui tal on selline mulje, et sa oled üritanud tema eest midagi varjata. Ehk põhimõtteliselt administratiivselt võtta ja otsustada, et nüüd midagi, mingit tüüpi asja ei avalda, see pole võimalik. See inimene, kes juhtis valitsuse kommunikatsioonibürood 2007. aastal aprillikriisi ajal, võiks rääkida pikki lugusid sellest, kuidas moodi ta üritas leppida Eesti suurte toimetustega kokku, et võtaks natukene pingeid maha. Et katsuks läheneda selle nurga all, et saada kodurahu võimalikult kiiresti tagasi, mitte selle nurga all, et kes kirjutab kõige säravama pealkirjaga, kõige säravama liidiga, kõige verisema pildiga loo sellest. Ja tema eduprotsent nendel läbirääkimistel oli üsna täpselt 0. Ja nüüd vaadates teiselt poolt, siis näiteks Eesti ja Soome meedia on erinev. Sellepärast, et soomlaste arusaam riigikaitsest on natukene teistsugune. Selline mulje, et aeg-ajalt Eestis arvatakse, et kuna me oleme NATO liige, siis sellega on riigikaitses nagu kõik tehtud. Ja kui mingisugune jama tuleb, peab keegi tulema appi ja kaitsema meid ära ning siis pärast seda meie elame jälle edasi nii nagu ennegi. Ja soomlastel on see arusaam, et igaüks peab midagi tegema selleks, et oma riiki kaitsta. Ja seetõttu Soome ajakirjanike, ma ei ütleks enesetsensuur, aga Soome ajakirjanike sees olev filter, mis võtab ja vaatab, et kui ma selle uudise praegu niimoodi ülesse panen, siis see on Soome julgeolekuhuvidele kahjulik, järelikult ma ei pane. Ehk see mõtlemine enne tegemist on teistsugune. Eesti ajakirjanik mõtleb selle peale, et kas see on uudisena põnev ja siis ta läheb. Ja
need, kulutades lihtsalt minuti teie aega põikamaks korraks teooriasse, vaatama seda, mida tegelikult näiteks teeb Vene pool ja seda õpetatakse sealsetele vastava valdkonna inimestele. Sul on 2 lihtsat mudelit. Üks on see, et sa kasutad mingisugust peegeldavat allikat. Sa tead seda, et sa ise oma sõnumiga hästi läbi ei pääse, aga siis sa korraldad, et keegi teine võtab, ütleb sinu sõnumi välja ja see keegi teine on selline, kes tekitab sellise tingitud refleksi, et tema ütles või selle organisatsiooni esindaja ütles, nüüd ma panen selle asja ülesse. Eestis näiteks tsiteeritakse tüdimuseni seda, mida Nõukogude Liidu viimane riigipea Mihhail Gorbatšov on järjekordselt öelnud. Mis tähtsus sellel on, mida see vanahärra ütleb, sellepärast, et tal on näpud sahtli vahel ja mitte võib-olla ainult näpud. Sellepärast, et need, kes tema lugusid tõlgivad, need peaksid mäletama ju ka seda, et tegelikult tema vastu algatati profülaktiline kriminaalasi Nõukogude Liidu lõhkumise pärast. Ja ta teab väga täpselt, juhul kui ta ei edasta neid sõnumeid, mida tal kästakse edastada, siis sellisel juhul peab vana inimene vangi minema. Mistõttu loomulikult NATO tippkohtumise järel ta ütleb seda, et nüüd astus lääs suure sammu kuuma sõja poole. Aga miks Eesti meedias ilmuma peab, vaat seda minu pisikene pea ei võta, või tegelikult võtab küll, sellepärast, et meie ajakirjanikud on saanud eetilise ajakirjaniku õppe. Aga neile naljalt ei ole loetud selliseid asju, nagu näiteks Vene propaganda desinformatsioonikampaaniate põhilised ülesehitusprintsiibid ja seetõttu ka ei vaadata seda. Soomlastel on see instinkt teistpidine. Meil on see inimene, see organisatsioon ütles, järelikult ma teen uudise ära. Sommid vaatavad, see inimene, see organisatsioon ütles, siin ei ole uudist. Lihtsalt selline väike vahe. Ja see on nüüd see asi, millega ma tean, et lühikene monoloog vihastamaks suurt osa Eesti meediast. Võib-olla mina siis räägin sellest sotsiaalmeedia poolest, et kuna ma olen veebikonstaabil ja tegelen just sellega, mis toimub, ma ei tea, kas Twitter või Facebook või kuskil mujal, et on ilmselge see, et kui on vaja otsustada, et kas me keelame midagi ära või takistame midagi, siis me ju ei pane Twitterit kinni, me ei pane Facebooki kinni. Järelikult me peame kasutama seda ära, mis seal toimub. Me peame olema ise enne need, kes annavad välja uudise, ilma et keegi jõuaks spekuleerida, me peame olema õigel ajal õiges kohas, me peame olema valmis neid infokilde üles korjama ja me peame kommunikeerima niimoodi, et inimene teab, et kui tal on mingi oluline info, siis ta lihtsalt ei pahvata seda kuskile avalikku sotsiaalmeediasse, vaid ta teab, et see on oluline politseile, edastab selle näiteks politseile. Et pigem on ka see, et mitte minna sinna äärmusesse, et me keelame mingi asja olukorras ära, kus inimesed vajavad tegelikult infot ja vajavad ka dialoogi. Et ma arvan, see uus meie suund ongi pigem see, et me oleme olemas ja me oleme sama aktiivsed. Nii, mina natukene vaidleks Sagule vastu, kuigi ma saan aru, mida ta vihjab sellele, mis tuleb sellest nii-öelda poolkontrollitud voost järjest, mida sa saad oma telefoni. Mina soovitaksin lugeda struktureeritud sisu, kus tavaliselt Gorbatšov sõna ei saa, sest et ta ei ole asjaomane isik. Et tegelikult ikkagi selle ajakirjanduse eriti tasuline pool koosneb enamasti tasakaalustatud, mõtestatud allikatega infost, et ma arvan, et see on enamuses, ja tsensuurile kui sellisele, ma arvan, et see sõltub, mis seis on ühiskonnas, mida vähem praeguses seisus Eestis, ma arvan, et eestlased ei vaja tsensuuri, Eesti elanikkond, et nad tegelikult oskavad üsna hästi ise toimetada. Meil on Läti ja Leedu on proovinud seda, et nad keelavad ära teatud Vene telekanalid, mis võib olla vihje sellele, et lätlaste ja leedulaste vene keele oskus ja huvi neid venekeelseid kanaleid on veidi parem, vaadata on veidi parem kui Eesti elanikkonnal. Aga mulle meeldib see, et Eesti on alati öelnud, et olgu peale, meil on meediavabadus, las see olla. Võib-olla kui mingisugust väga Eesti riigi vastast propagandat hakataks kusagil tegema, et võib-olla siis tasuks seda kaaluda, aga ma arvan, et praegu pole tekkinud seisu, kus meil peaks tsenseerima. Loomulikult ajakirjanikud peavad kogu aeg õppima ja endale rohkem teadvustama seda, et kusagilt tulla, et spinne on, et see spinn on olemas, et nad oskaksid seda märgata, et see on, jaa, neelatakse küll konksusid alla ja neelatakse alla seda,
inimestele väga meeldivad igasugused negatiivsed kriitilised sõnumid ja selle peale klikitakse, see on mingisugune siuke salamasohhism, mulle tundub, ja seda teinekord kasutatakse ära, et tõesti, et 10 korda öeldakse, et me kaitseme teid ja siis käivad siin kõikvõimalike suurte tähtsate NATO liitlasriikide kaitseministrid, välisministrid, peaministrid, kaitseväe juhatajad, muidu kõrged ohvitserid seda meile kinnitamas, nad saadavad siia meie sõdureid, nad arutavad ainult meie julgeolekuolukorda peaaegu oma tippkohtumisel ja siis mingisugune täiesti suvaline, võib-olla juba pisut dementne arvamusliider või kunagine arvamusliider ütleb midagi ja see läheb nagu soe sai, aga tema ütles, järelikult keegi ei kaitse meid, et see on natukene ka, jällegi, ma siiski näen ühendatud anumatsi siis selle nii sisutootja kui sisu vastuvõtja puhul, aga olen natukene nõus agokriitikaga ka. Ja selline üldine märksõna, et meediavabadus ja siis võtame sellise üliprimitiivse näite nagu sõjasaladus, oletame, et selline mõiste on olemas, et sõjasaladus, siis mina arvan, et mina olen selline äge meediavabaduse pooldaja, et hetkel, millal sõjasaladus on lekkinud, hästi tinglikult öeldes, on minu arust kergem neid asju ümber teha ja sõjasaladuse asju ära muuta, kui hakata siis ajakirjanikke kinni võtma või neid vangi panema või kuhugi toppima. Et kergem on seda teha, kui seda meediavabadust piirata. Ma usun, et see enesetsensuur see on terminina, mõistena hästi halb ja hästi negatiivne tundub, nagu seostub minule väga palju nõukogude ajaga, kus kõik kogu aeg mõtlesid ja kontrollisid, et kas ma mõtlen õigeid mõtteid ja kas ma ütlen õigeid asju, aga teatud enesetsensuur peab olema ja ilmselgelt kõik julgeolekuasutused tegelikult koolitavad kogu riik, me kogu riigina koolitame ennast ja ma usun, et see mäng väärib selles mõttes küünlaid, et 30 aastat veel koolitamist ja siis meil ei teki selliseid, see on suhteliselt lühike aeg, et meil ei teki enam selliseid eksistentsiaalseid probleeme. Aga nüüd just sellest valepildist, et see on tõesti ohtlik, et mind on ka tihtipeale pannud muretsema just see, et vahet tähendab selline usaldamatus, see on praegu hästi tüüpiline usaldamatus ükskõik kelle vastu. Et kas ta on kõrge ohvitser, riigiametnik, kes ütleb midagi ja kõik natukene ikkagi kahtlevad, et ma ei usu, et see päris asi niimoodi on, et ju ta ikkagi varjab midagi ja see on selline saladuse otsimine sealt, kus seda saladust mõnikord ei ole, et see on tihtipeale pigem häiriv. Jah, Eesti õiguses on tegelikult ju ainult üks juhtum, kui meediat saab seaduslikul teel piirata, et see on erakorralise seisukorra ajal, aga õnneks ei ole seda kunagi tehtud, loodetavasti seda kunagi ka ei pea tegema. Jah, tõesti tuleb nõustuda Aguga, kes kirjeldas seda pronksöö järgset nii-öelda siis vestlust peatoimetajate ja ajakirjanikega, aga mulle tundub, et see pronksöö oli natuke selline erakordne sündmus, et midagi sellist polnud olnud. Eelmine tänavarahutus oli olnud 2001 USA saatkonna ees suhteliselt marginaalne ja inimeste jaoks oli see midagi, mis oli väga põnev ja toimus koduhoovis. Et ma arvan, et üks osa sellest oli sinna maetud. Mis puudutab sellist ajakirjanikega suhtlemist, ajakirjanikud on hästi tihti väga mõistlikud inimesed. Ja mina tean küll mitut juhtumit, kus ajakirjanikud on jätnud nende käsutuses oleva väga, ütleme, intrigeeriva info avaldamata kas lähedaste või mingisuguse konkreetse juhtumi kaitseks. Et seda on juhtunud, aga ütleme niimoodi, et eks ka muidugi vahet tuleb teha selles, et kas info avaldamine kahjustab riigi julgeolekut või kellegi mainet. Et see, et keegi on sigadusega hakkama saanud ja ei taha sellest rääkida ja see pärast kahjustab riigi mainet, see on kahjuks jah, tõsi. Aga me saame rääkida ikkagi nendest juhtumitest, kus on päriselt oht inimeste elule või riigikorra püsimisele või meie heaolu püsimisele. Et see, et keegi on sigadusega hakkama saanud ja see ametkonna revääri määrib, see ei ole nagu asi, millega kindlasti ajakirjanik
ajakirjanikke tuleks veenda, et kuule, et äkki sa ei avalda seda, et äkki mõne asutuse maine saab natuke kahjustada. Et see on nagu hästi, hästi tähtis vahet teha. Hästi lühike kommentaar siia juurde veel. Tegelikult oli enne 2007. aastat olnud veel üks väike mäsu ja see mäsu näitab seda, kuidas moodi tegelikult taustast arusaamine või see, kust kontekstis sa ise tuled, määrab ära selle, kuidas sa tõlgendad seda, mis toimub. Ja tegemist oli Lihulas mälestusmärgi mahavõtmisega. Täpselt sel ajal oli Eestis külas üks Briti, ütleme, et vastava valdkonna kommunikatsiooniga seotud inimene, küll täiesti teistel akadeemilistel põhjustel, ja tema järgmisel päeval lastes meediast endale asju tõlkida, ta ei saanud absoluutselt aru, millest ma räägin. Ta ei saanud kummastki poolest aru. Kõigepealt ütles seda, et aga miks te nii närvis olete sellepärast, et kusagil rahvas mässab ja politseid kividega loovib, et tulge Inglismaale, me mängime iga laupäev jalgpalli, me viskame raskemate asjadega ka, et see on normaalne. Inimesed peavadki ennast välja elama, kui neile midagi ei meeldi, nad peavadki viskama võimu kividega, siis ei tule suurt tüli. Ja siis ta ei saanud aru, päev edasi sellest, et aga mis värk see siis nüüd on, et pannakse pahaks, et politseiga oma rahva vastu. Ja ta täiesti siiralt ütles, et kas te olete siin lolliks läinud või? Aga nii see ongi ju. Politsei on oma rahva vastu, teiste vastu on sõjavägi. Ja see oli, ütleme siis, endise impeeriumi esindaja arusaam sellest ja tema meelest ei ületanud see sündmus uudiskünnist päriselt ka. Nii, et sellised siis vastused olid küsimusele ja kommentaarile. Ja sellest peaks nagu siis tõdema, et demokraatlikus... tahate veel küsida? Ma kohe võtame järgmise küsimuse nüüd minu poolt ja siis kuulame nüüd edasi. Aga peaks tõdema, et demokraatlikus ühiskonnas ei ole siis võimalik ikkagi sõnavabadust piirata, kuid peaks arvestama sellega, et mõni meie partnerriik ikkagi on läinud seda teed, kus sõnavabadust ja ajakirjandust piiratakse. Ja kui me nüüd räägime sellest, et kuidas peaks tavakodanik käituma infosõja oludes, siis tekib küsimus, et kui lugeda uudist, et kuidas tavakodanik saaks aru, et mis on nagu õige uudis ja mis on nagu libauudis. Tihtipeale on selline levinud arusaam, et inimene jääb uskuma mingit uudist sellepärast, et ta luges seda ajakirjast, ajalehest, internetist või nägi telekast. Eriti vanem põlvkond inimesi. Ja kui me nüüd räägime sellest, et meie vabariigi kodanikud on ka erinevad, eks ole, et erinevad trendid, et esiteks vene keelt kõnelevad kodanikud, kaasmaalased, kes võib-olla tarbivad natuke rohkem Venemaa meediat, kus räägitakse hoopis teist juttu. Et kuidas siis põhiküsimus see, et kuidas tavakodanik peaks nagu aru saama, et kuidas ta saaks seda allika kriitiliselt läheneda meedia tarbimisele, et mida tähendab teie mõistes targalt tarbida meediat? Võib-olla hakkan siis pihti, et lihtsalt üks kommentaar ennem Agu selle Lihula kommentaarile, et see ei toimu, see on tänavarahutus Lihulas, et ma pidasin silmas tänavarahutust, aga tõepoolest Lihulas toimus, see oli üks metsas. Et metsas ikka juhtub selliseid asju. Et kuidas teha vahet? Eks inimene, mis ma oskan öelda, et kainet mõistust säilitada, et tegelikult ühte või teist uudist lugedes on väga raske öelda, et mis võib-olla on vale, mis on tõde, kus see on kallutatud. Ma arvan, et üks osa, hästi suur osa tegelikult, mis on ühiskonnas oluline, on just väärtused. Et kas see, mida sa loed, nagu tundub tegelikult kokku minevat ühiskonna elukorralduse väärtustega ja kas see saab üldse tõele vastata. Et räägin ka ühe loo pronksöö järgsest meediamaastikust, mitte küll Eestis, aga Kõrgõzstanis. Et Kõrgõzstan tarbib ka väga palju vene meediat ja Interfaxi ja nemad ka ei kirjuta sinna juurde, et see on Interfaxi uudis ja võib sisaldada valeandmeid. Ja kui Kõrgõzstani delegatsioon 2007 Eestisse tuli, siis töökeeleks nad ütlesid, et nad tahavad rääkida kindlasti inglise keeles. Ja siis valmistati ette neile presentatsioonid, aga hiljem selgus, et neil on kaasas tõlk, kes tõlgib kõik vene keelde. Ja siis kui me küsisime, et miks te siis ei ütelnud kohe,
siis nad ei tahtnud alguses öelda, aga hiljem selgus, et ka Kõrgõzstanis, mitte ainult Venemaal, vaid kõik teadsid, et kui sa räägid Eestis vene keelt, siis sa saad tänaval peksa. Ja kui selgus, et ei saa, siis oli neil väga hea meel ja nad küsisid, et kas nad tohivad pronkssõduri asupaika ka külastada, ilma et neid ära viiakse. Et tohtisid küll, käisid nii selles Tõnismäel kui ka Kalmistul. Et ma arvan, et sellised ühiskonna tugevus, selline väärtustepõhine tugevus, kaine arusaam asjadest, et kaine arusaam realismist, et see on, ma arvan, et üks väga-väga oluline asi, et ja mis puudutab muidugi meediatarbimist, siis noorem generatsioon üldiselt väga palju televiisorit vist ei vaata, et seetõttu on ka sotsiaalmeedias toimetamine jube oluline ja info jagamine ja nagu me teame, et asi, mida kunagi arvati olevat Araabia kevad, mis selgus hiljem, et üldse kevad ei olnud, see oli ka sotsiaalmeedias väga suur roll. Ometigi ei ole tegemist nii arenenud e-riigiga seal piirkonnas olevates maades, nagu meie ennast tahame tunda. Nii et ma arvan, et väärtused ja kaine mõistus. Igal juhul on see keeruline küsimus. Minu jaoks on tavaliselt ohumärk, kui ma näen ühes lauses 2 risti vastukäivat väidet ja siis ükskõik kummaga sa nõus oled, siis sa igal juhul millegi vastu eksid. Et viimasel ajal, ütleme, selline Venemaa meedia sõnumite selline ühte lausesse kokku pandud 2 vastukäivat väidet on see, et NATO sõjaliselt ohte ei ole, selles mõttes, et Venemaa sõjalised jõud on tavaliselt tugevamad või nad on võimsamad. Ja teine selle lause pool jätkub, et NATO ehitab nüüd siis kindlust ümber Venemaa ja piirab ja üritab Venemaad ära lämmatada. Et siin mina näen nagu kommunikatsiooni puhul on ilmselgelt, et üks nendest väidetest on vale, et otsustage ära, et kumb siis on, kas on oht või ei ole oht. Aga kui tagasi Eesti juurde tulla, et mõnikord tasub alustada jälle nendest sellistest päris baasterminitest, et meil räägitakse ka viimasel ajal hästi palju sõjaohust ja kriisiohust, et mis asi see oht on, et ohtu tavaliselt defineeritakse võimena midagi teha ja tahtena midagi teha. Teisisõnu, mõnel suurriigil oleks võim Eesti sõjaliselt purustada, tal on nii palju sõjaväge, tal ei ole mitte mingit tahet, ütleme Suurbritannial, jumal tänatud. Ja teisel riigil näiteks on võib-olla tahe, ütleme Põhja-Koreal, sest millegipärast mul on jäänud selline mulje meediast, et nad on lihtsalt kurjad inimesed naabrite vastu, aga nendel õnneks ei ole seda võimet sellist tahet ellu viia. Aga samas jälle, kui nüüd vaadata meie idanaabrit Venemaad, siis seal tundub, et need mõlemad asjad on praegu olemas, et järjest kasvav sõjaline võime ja järsku on tahe vahele sekkuda, ütelda, kuidas naabrid peavad elama, kuidas mingid riigid peavad käituma. Ja see paneb tegelikult muretsema ja see peakski igat inimest põhimõtteliselt muretsema panema. Aga nüüd küsimus nüüd sealt nagu samm edasi, et kui aktuaalne see oht on, et kuidas nüüd edasi minna, kas homme algab sõda, et ma tean, siin mõni aeg tagasi, ma ei mäleta, kas Kanal 2 või TV3-s jooksis see seriaal, kas homme algab sõda ja ma kindlasti tean, et Kagu-Eestis osteti maapoed tikkudest ja soolast tühjaks, et ilma igasuguse naljata, et seal läks see ilmselgelt üle võlli, et inimesed hakkasid nagu uskuma. Ja seal on jälle nagu raske vahet teha, et mina kinnitan, et homme ei alga sõda, aga pooled teist usuvad ja pooled ei usu nii nagu tavaliselt meedias on, aga tavaliselt ongi niimoodi, et igal väitel on 2 sellist võimalikku tõestust ja mõlemad võivad samaaegselt tõsi olla, et kas liitlasüksused Eestis on see, mis võiks sõda sütitada või liitlasüksused Eestis on see, mis tegelikult kaitseb meid sõja süttimise eest. Mõlemal on omad nii-öelda poolt ja vastuväited täiesti olemas. Ja samas jälle Erki väitele terve mõistus ja natukene analüüsivõimet, siis millegipärast tundub, et kui need liitlasüksused sees on, siis see sõjaoht väheneb, mitte ei tõuse. Nad ei ole siin selleks, et me hakkame kedagi ründama. Järelikult keegi teine peaks otsustama meid rünnata ja nii edasi ja nii edasi. Et siin tuleb jälle selline terve mõistuse asi. Minu terve mõistus oli selline. Mina meenutaks seda, et inimene ei sünni kohe lehti lugema või Facebookis käima, et tegelikult inimene kõigepealt ta kasvab natuke, õpib rääkima, ta hakkab omandama mingeid väärtusi kodust ja seejärel, kui meediakanali valikul on inimesel lõpuks demokraatlik valik ise vaadata, mida ta teeb, siis me kõik sõltumata sellest, mis on meie emakeel, peame minema kooli. Kui me läheme Eesti Vabariigis kooli, siis siin on
teatud kooliprogramm, mis kõigepealt ütleb, et tuleb tähed selgeks saada, tuleb õppida lugema, siis sa hakkad õppima lipuvärve, siis sa saad teada, et mis on meie riigikord, et ja tulevad kodanikuõpetus, tuleb ajalugu, kust me saame teada, et idast tuleb teinekord halbu asju ja see ei ole meie riigile ja rahvale head tähendanud, et tegelikult kõik algab haridusest, mille jaoks võib-olla kõige see sellised viimane osa, mis peaks meist tegema kõige pädevama kodaniku ja kõige pädevama meediatarbija on tegelikult näiteks kodanikuõpetus, kuigi kõik teised ained loomulikult ka, et see enne seda, kui inimesest saab lõpuks see nii-öelda meediatarbija, ta on saanud 12 aastat tegelikult, kui lasteaed juurde võtta, siis ka veel rohkem aastat kohustuslikku ja väga tegelikult riiklikult suunatud ja ütleme ausalt, kontrollitud programmi. Et ma arvan, et see on see vundament, pluss kui tegu on meessoost Eesti Vabariigi kodanikuga, siis ta läheb veel ajateenistusse. Kui ma vaatan oma sõpru, kes on ajateenistuses käinud, siis nende arusaam sellest igasugu sõda, rahu või kriisiolukorda puudutava suhtes on kadestamisväärne. Mulle juba tundub, et naisi diskrimineeritakse sellega, et nad ei saa ajateenistust läbida või neil on väga raske seda teha. Et ma arvan, et tegelikult rääkides inimeste teadlikkusest, siis me peame minema kaugemale. Ja kui rääkida sellest, et kuidas teha kindlaks, kas see info on õige või vale, siis kehtib ikkagi vanasõna, et usalda, aga kontrolli. Et kui sa oled valinud välja mingi kanali, mis sa arvad, et alati paiskab õhku tõde ja nüüd selgub, et ainult see kanal nagu mingit uudist levitab ja kuskil mujal sellest mitte midagi ei ole kuulda, siis tasub juba kahelda. Et selles suhtes, et alati kontrolli üle, ära usu ühte allikat. Ja teine asi jällegi Facebooki politseinikuna, iga inimene koostab endale sotsiaalmeedias mulli. Ehk siis ma valin välja need asjad, mida mina jälgin ja ma jälgin siis ainult seda konkreetset infot. Aga tavaliselt tasubki teha enda see sotsiaalmeedia mull laiemaks, et mida rohkem on ka neid allikaid, mis võib-olla jagavad teistsugust infot, seda parema pildi inimene võib-olla oma otsuste langetamiseks või selle mingi otsuse tegemiseks saab, et tuleme oma mullist välja ja teeme selle natukene suuremaks. Tegelikult siin kõik oluline öeldi kõrval juba ära, sellepärast et Eestis see nii väga nii ei ole. Nendes maades, kus vaba meedia traditsioonid on pikemad, siis seal on niimoodi, et eri maailmavaatega inimestel üldiselt on võimalik lugeda oma ajalehte. Ja lugedes Suurbritannias kas või Daily Maili ja Daily Telegraphi pealkirjad kõlavad jube sarnaselt, siis paistab, et kaks erinevat riiki, sellepärast et nii erinevalt saadakse aru sellest, mida ja kuidas valitsejad teevad. Ehk tegelikult see, mulle sõna meediatarbija üldse ei meeldi, sest see on eesti keeles natukene nõme, kui õigekeelsus sõnaraamatut vaadata, aga ütleme siis niimoodi, et inimene, kes lehti loeb, raadiot kuulab, telekat vaatab, iroonilise kõrvalepõikena suure tõenäosusega on ta siis üle 35 aasta vana. Kui ta raadiot kuulab, siis veel vanem ja kui ta aktuaalset kaamerat vaatab, siis veel natukene vanem. Aga kuidasmoodi saada meediast enam-vähem tasakaalustatud pilti on see, et tegelikult üks lihtne reegel. Ma pean lugema neid allikaid ja neid autoreid, kellega ma üldse nõus ei ole. Kes mulle ei meeldi. Kes teinekord kirjutavad kohe niimoodi, et mul on selline tunne, et nii loll ei saa olla. Siis järelikult saan ma nüüd natukene midagi, mis lõhub seda minu mulli, millest siin juttu oli. Sest muidu see nõndanimetatud meedia tarbimise teooria ütleb, et loomulikult inimene otsib kinnitust oma hoiakutele. Ta loeb neid lehti, mis talle meeldivad, vaatavad neid saateid, mis talle meeldivad, nüüd on küsimus, millised meeldivad. Need meeldivad, mis ütlevad, et mul on õigus. Käsi püsti, kellele meeldib minna koju täna õhtul või homme, kui kõik see üritus on läbi ja öelda, teate, mis ma sain teada, et mul ei ole üldse õigus. Selle aasta arvamusfestival oli parim arvamusfestival. Ma sain teada, et ma olen seni saanud asjadest täiesti valesti aru. Suve parim nädalavahetus. Üks käsi tõuseb, 2, 3. Nüüd te võite üle lugeda ja protsenti arvutada ning saada aru, et inimesed on teistsugused. Ehk see üks lihtne reegel. Teadlik oma maailmapildi kujundaja võtab ja loeb ka seda, mis talle ei meeldi. Siis on see maailmapilt palju täpsem.
nii, aitäh. Nüüd, kas oleks... jah, härrasmehel oli kohe nüüd vastus, käpp püsti. Et kohe nüüd siin trotsides ilma, et saate nüüd küsimus esitada. Tere päevast, mina olen Valdur Tiit. On väga meeldiv niisuguses diskussioonis olla pealtvaatajana, aga ma tahaks öelda paari asja. Kui me praegu siin oleme ja ma ka käes kasutan mikrofoni, siis me peame tõdema seda, et teaduslikud tõed on töötatud välja diskussiooni käigus ja need on kahtlemata õiged, sest nende abil on võimalik teha asju, mis töötavad õigesti. Nüüd ühiskonnas on ilmselt suurel määral tegemist huvidega ja kui me vaatame, mis on toimunud eurooplaste poolt viimased 500 aastat, siis vallutati praktiliselt kogu muu maailm sellel põhjusel, et eurooplastel olid relvad tugevamad. Ja kui te võtate kätte mõne kaardi, mis on trükitud enne teist maailmasõda, siis te näete, kelle käes kõik see võim oli. Nüüd samal ajal me teame, et inimühiskond eksisteerib niisugusel kujul, mida me inimesteks võime lugeda ainult mõnikümmend 000 aastat. Aga see valgusallikas, mis praegu on pilve taga, astronoomide rehkenduse järgi eksisteerib veel 5 miljardit aastat. Ja kui me nüüd vaatame, missugune peaks siis olema massimeedia ülesanne, kas ei peaks olema tema eesmärgiks see, et püüda kindlustada inimkonna kestmine selle aja jooksul, kui maakeral veel ja päikesel jätkub ressursse. Sest pidev konfrontatsioon ja võimu tagaajamine ja vastaspoole lolliks tegemine ühel või teisel moel, väga peenikeste vahenditega teinekord, ei kanna head vilja. Kuidas seda teha ja kuidas saavutada, et väike Eesti, olles oma 1 miljoni elanikuga, kübeke maakeral, kui eile mängisid vehklejad Hiina vastu, kes on meist 1000 korda suurem, vahet võistlusel palju ei olnud, aga Eesti jäi siiski alla. Ühesõnaga, ma tahaksin väga soovida, et massimeedia mitte ainult Eestis, vaid ka mujal hakkaks vaatama maailma asju sellest seisukohast, et kuidas me võime koos edasi elada. 11 maha tappa me võime praegu juba täiesti kindlalt. Ükski sõjaline heidutus, mida me siin kogu aeg kuuleme oma Eesti meediast, ei ole pädev. Kui me meenutame siis Kuubale paigutatud raketid, et heidutada ameeriklasi, oleks ääre pealt viinud tuumasõjani. Lõpuks saadi sellest siiski viimasel hetkel aru, et heidutada ei ole võimalik suuri riike. Nii et ma sooviksin, et massimeedia püüaks töötada selle nimel, et inimkond saaks kaua aega kesta. Tänan. Nii, aitäh. Kas panelistidel oleks praegu kommenteerida midagi sellele? Ma ütlen enne Erkit ära, et mina olen nõus. Mina arvan, et see on 100% tõde ja väärib kindlasti eraldi arvamusfestivali selle nipi leidmine, kuidas saavutada see, et kunagi et ei oleks nii, nagu kunagi ka üks väga tark mees lisaks teile on öelnud, et kõik maailma rikkused kuluvad teiste ikestamiseks. Et kuidas saavutada seda olukorda, et me ei peaks sellest niimoodi rääkima. Aga mina sellele täna vastust ei tea. Nii, oleks veel kellelegi midagi öelda lühidalt? Olles täiesti nõus selle väitega, et teadus suuresti tugineb diskussioonile, siis diskussiooni tekkimiseks peab võtma ja argumendile lisama mingisugust kihti juurde, sellepärast, et muidu arutelu ei ole. Ja siin ütleks nüüd, et ma olen nõus sellega, et massimeedia peaks aitama, aga nimelt selles sõnastuses, et ta peaks aitama, sõna tagama, ma siin ei kasutaks, sellepärast, et eks igalt institutsioonilt peaks ootama seda, mida ta on võimeline pakkuma. Ja olles olnud suure osa oma elust ajakirjandusega seotud ühte, teist või kolmandat pidi, siis oleks ju jube tore olla selle tõelise võimu esindaja, omnipotentne, kes suudab kõike teha.
aga see, kas muu maailm ära hävitada või mitte, see on puhas hoiakute küsimus tegelikult. Üks on see tõepoolest, et kas on see võimine, aga teine on see, kas ma arvan, et seda peaks tegema. Ja hoiakutega on selline lugu, et tegelikult neid kujundajaid on rohkem kui meedia. Ja selle aja peale, kui meedia jaole jõuab, on ta juba natukene hiljaks jäänud ja inimese põhihoiakud on olemas. Ta saab need kodust, perekond, neid pakuvad sõbrad, siis mingisugune hulk antakse talle kätte koolist ja väga tugev mõjur teatud east tuleb peale talle massimeediast meelelahutusena, mitte uudisena, mitte meediakanalitest, vaid popkultuurist. Ja siis, kui ta hakkab tõsisemalt lehti lugema, raadiot kuulama või sotsiaalmeedias midagi tõsisemat jälgima, siis ta üldiselt on ümmarguselt 20 aastat vana, mis tähendab seda, et tema põhihoiakud on juba paar aastat olnud välja kujunenud ja tegelikult ainult kristalliseeruvad selleks ajaks. Ehk kui me räägime sellest kasvõi, et millised need ohud on meie peades ja kuidas sellest aru saada, siis võtta ja vaadata lihtsalt, et kas meedia saab nüüd maailma ära parandada, siis paljas meedia ei saa. Sellepärast, et enamik siin olijatest peaks ju mäletama seda aega, mis 25 aastat tagasi läbi sai. Sa võisid ju koolis õppida küll luuletusi Leninist ja ma olen täiesti kindel, et siin istub mitu inimest, kes siiamaani peast oskab üles öelda mõne luuletuse Leninist. Aga kui ikka kodus vanaema sulle ütleb, et tühja see Lenin nii hea mees oli, siis on sul valida, et kumba sa nüüd usud, kas õpikut või vanaemat ja vanaema võidab. Aus vastus, ei mäleta. Nii, on küsimus veel, jah? Nii, palun. Marek Reinas, Ajalehe Keskus väljaandja ja mul oleks selline küsimus, et kui abilinnapea abi läheb avama näiteks mingit vanainimeste kepikõnnirada, siis ta tavaliselt ütleb, et see on Eesti julgeoleku nimel. Ja kui ta siis samal ajal ära virutab laste toppispallide raha, siis ta ütleb, et ta ei saa seda kommenteerida, sest Eesti julgeolek ei luba seda teha, eks ole. Ehk siis väga palju nii-öelda tehakse ja väga palju häid ja halbu asju just nimelt põhjendades seda julgeolekuga. Kas see või kuidas teie nagu sellele vaatate, et ühel hetkel on ju häda majas ja siis, vabandust, kogu see toppispallitrall on olnud, mänginud mäkra meile ilmselt. Et kas julgeolekust liiga palju rääkimine võib olla iseenesest julgeolek koht? Aitäh. Nii, kommentaarid. Üldiselt ma arvan, et ei. Aga sellega on see, et tegelikult peab jälle vaatama paari tahku. Ja nüüd, ma ei tea, siin tsiteeriti Adolf Hitlerit, et oleks täiesti sobimata, kui ma selle peale ei tsiteeriks Joseph Goebbelsit, kes küll raamatut ei kirjutanud, aga kes pidas päevikuid. Ja sõja ajal ta kirjutas nendes päevikutes seda, et tal üldiselt on üsna ükskõik sellest, mis toimub nii kaua, kui inimestel hoiakud püsivad paigas ja hoiavad enam-vähem raames ka käitumise. Ja nüüd ma lähen Goebbelsi juurest ära, ehk see, mida ma nüüd edasi räägin, ei ole enam Goebbelsi päevikutest, mis on USA-s ilusasti muuseumi hoidlas olemas, vaid on see, et see pilt meedias ja praegu julgeoleku mõttes natukene ühekülgseks. Sellepärast, et kui vaadata, millal inimene tunneb ennast turvaliselt, siis sellel on 2 tasandit. Üks on mingisugune hulk asju, mida ta tunneb, et ta peaks nagu ise tegema. Et ma ei tea, ta paneb ise turvavöö peale, siis on tema oma panuse andnud, aga nüüd veel oleks hea, kui keegi kehtestaks need reeglid, et tegelikult kui tema sõidab oma suunas, siis keegi ei tohi sealt vastu talle sõita. On mingi asi, mida ma saan teha ise ja ma tahan teada, mis see on, ja mingi asi, mida mina ise teha ei saa. Ja siis ma tahan teada, et keegi, kes saab, teeb selle ära. Ja teinekord tuues jälle meediavaldkonnas näiteid, asi võib minna täiesti natukene absurdi. Ma ei tea, kas te mäletate, sellest on nüüd juba 10 aastat möödas, oli linnugripi paanika.
et see on mingi sellised läbivad teemad meedias on see, et iga mõne aasta tagant me sureme mingi taudi tõttu ära. On linnugripp, on seagripp, on ebola viirus, on SARS, iga mõne aasta tagant üldiselt kas Aafrikast või Hiinast tuleb midagi sellist, et me sureme ära. Ja linnugripiga paistis asi olevat jube õudne, sellepärast, et iga linn, mida kusagil nähti, kes oli surnud, oli kindlasti surnud linnugrippi, et see on fakt. Sellepärast, et ükski linn millessegi muusse ei sure. Ja samas oli teada, et sügis tuleb peale, sügis on see halb aeg, kui miljonid linnud lendavad üle Eesti ja suurte arvude seadus muist neist kipub surema loomulikku surma. Ja paanika oli meeletu ja mida siis tehti põhimõtteliselt oli see, et ühest küljest näidati, et riik tegeleb selle probleemiga, et olid igasugused asjad, pandi valmis ja kõik nii edasi, selleks, et linnugrippi ei tuleks. Õnneks asi absurdi ei läinud, et niimoodi võrgud riigipiirile üles nii kõrgelt, kui linnud lendavad, et ükski lind üle Eesti ei lenda. Nii lolliks ei mindud, aga ma arvan, et praegu mõni Eesti poliitik juba lubaks seda, kui linnugripp on, et me paneme võrgud ülesse, ükski lind ei tule. Ja teine asi oli see, et mida inimesed ise said teha, siis võeti ja tehti linnugripi vältimise materjalid, mida jagati inimestele. Te ei kujuta ette, kui palju neid võeti. Ja asi, mida väga laialt ei teata, et nende tegemisega pead ülemäära palju ei vaevata, võeti lihtsalt see lasteaia taseme esmatasandi meditsiini soovitused, peske käsi, ärge aevastage ja nii edasi. Ehk tegelikult võeti lihtsalt olemasolev materjal ja kirjutati sinna uus pealkiri. Inimesed olid õnnelikud, sest nad tundsid, et nüüd nad saavad ise ka midagi teha. Ja mis selle jutu mõte on praegu see, et kui on see küsimus, et aga mis see meedia roll on, kui me räägime julgeolekust, julgeolekuohtudest, loomulikult üks pool on see, et mingit hüsteeriat üles ei klopita, ei võimendata sõnumeid, mille ainus mõte ongi see, et lääs närvi läheks. Ja siis näidatakse seda, et tõepoolest meie liitlased aitavad meid, aga rohkem kui meedia aitab selle vastu see, et inimesed aeg-ajalt näevad, et päriselt ka mingi lennuk lendab üle ja igaüks teab, et Eestil endal lennukit ei ole. Mis on praegu meedias puudu, on see, et aga mis mina teen? Aga mis mina teen selleks, et ma närvis ei oleks? Et kui mingisugune jama tuleb, et kas ma jooksen kuhugi või lähen keldrisse või ma ei tea, helistan naabrimehele, küsin, mis tema teeb. Et see arusaamine on praegu puudu. Või kus ma vaatan, kas keegi teist oskab öelda? Öeldi, et homme sõda ei tule, aga no olgu pealegi, igaks juhuks äkki järgmisel nädalal tuleb, ma tahaks võtta ja vaadata järele olümpiamängud, see on kahtlane aeg. Et mis ma teen? Mis on see veebilehekülg, kust ma vaatan? Minu käitumine kriisi korral. Ja see on praegu meediast puudu. Teine pool on okei. Mina võib-olla keskendukski siis, ju läks sassi, aga keskenduks sellele, et tegelikult tuleb rääkida selleks, et sind kuulataks. Sellepärast, et kui sa ütled aastas ainult ühe lause, siis tõenäoliselt see kaob ülejäänu sellise kära ja müra sisse ära. Aga kui sa oled harjunud pidama dialoogi, sulle tekib kuulajaskond, sulle tekib inimhulk, kes on harjunud sinult kuulama, kas nõuandeid, soovitusi, hoiatusi, siis see on palju tugevam ja parem süsteem kui see, kui tõesti, et kui häda käes ja mitte kuidagi teistmoodi ei saa, et siis ma ei tea, näiteks politsei annab teada, et tõepoolest pargis on liputaja. Et pigem rääkida juba sellel samal kodaniku tasandil, et meil on kohaliku jaaskonna, ma ei tea, ongi politseinik, kes postitab kohaliku jaaskonna Facebooki lehele infot, inimene harjub seda tarbima ja siis ei saa tekita ka sellist kuidagi paanikat või segadust. Sa tead, kust sa seda infot saad, sa saad harjunud seda kuulama, sa saad järjepidevat infot, ma arvan, et pigem see on oluline. Mina arvan, et see julgeolek, täiesti õige, on küll julgeolek üle fetišeeritud, aga kui meil ei oleks julgeolek üle fetišeeritud, siis ilmselt oleks mingi teine teema, mida me armastaksime, millega me kõike põhjendaksime. Ma tegelikult imestan isegi, et sisejulgeoleku jõud pole suutnud nii selgelt välja tuua seda, et ka nendele, et tegelikult, mis on täiesti tõsi, et sisejulgeolekust sõltub ka väga palju meie välisjulgeolekust, eriti kui me räägime hübriidsõja olukorrast ja nii edasi, et nemad pole seda nii osavalt ära kasutama õppinud, samal ajal kui nii mõnigi poliitik, ajakirjanikuna ma puutun sellega aeg-ajalt kokku, et nii mõnigi poliitik tahaks anda intervjuud endast kui suurest NATO vägede maaletoojast ja Eesti rahva kaitsest, et poliitikud on sellest väga hästi aru saanud ja
võib-olla sellega natuke seonduv teema on see, et on hea, et me oma kaitsekulutuste normi täidame hästi, aga samas on ka see, et nüüd kui vaadata neid riike, kes meie naabruses on hakanud seda julgeolekueelarvet kiiresti tõstma, et see ei tõuseks liiga kiiresti, et see ei tõuseks kiiremini kui nagu mõistus selle tarvitamisel. Ja võib-olla kolmanda nüansina ma tooksin välja, et tegelikult meil on natukene seda, et me teame, mida teha, et kui pronksiööde järel, mis minu meelest oli väga tark, oli see, et inimestele öeldi, et ärge minge tänavale neid pronkssõduri nii-öelda kaitsjaid peksma, vaid minge hoopis abipolitseinikuks, me õpetame teile, kuidas te saate korda hoida ja siis inimesed nagu see pinge lasti lihtsalt nagu välja, et täpselt samamoodi praegu tegelikult, et kui inimesel on küsimus, et mida teha, ta võib astuda Kaitseliitu või minna Naiskodukaitsesse ja tegelikult õpib ta seal mitte ainult, et ta ei tunne seda, et ta saab midagi otseselt riigi kaitsmiseks teha, vaid ta saab ka õppida asju, millega ta saab iseennast kaitsta ja oma lähedasi. Kas või praktilisi asju. Ma sissejuhatuseks räägiksin ühe loo sellise päris hästi dokumenteeritud lugu, oli üks teatud tüüpi kaubalaev sõitis Soome ja Rootsi vahel, neid oli ühe käe näppudel sellist tüüpi laevasid lugeda ja nad olid suhteliselt väikse arvulise meeskonnaga. Ja ühel laeval oli üks meremees, kes oli täiesti veendunud, ta uuris laeva konstruktsiooni, oli täiesti veendunud, et see laev läheb ümber. Tähendab, et seal ei ole mingit varianti, et küsimus on ainult millal ta ümber läheb. Ja mida ta tegi, oli see, et ta valmistus. Ta väga selgelt peitis laeva, õigemini mitte ei peitnud, vaid kinnitas laeva eri kohtadesse keevitusaparaate, et kui laev ümber läheb ja seal tekib õhumull sinna päris põhjaäärde, et kuidas seal ennast välja keevitada ja kinnitas igasuguseid haamreid ja ujumislestasid ja mida iganes. Ja loomulikult üks päev see laev läkski ümber ja enamus meeskonnast sai hukka, sellepärast et see oli nende jaoks ootamatu ja tal õnnestus päästa üks inimene, kes oli tema ligidal ja tema niimoodi väga sihikindlalt teadis, kuhu minna ja kuhu täpselt see õhumull tekib ja tiris teda enda järel ja loomulikult keevitasid nad sealt kahekesi ennast välja ja kõik oli nagu korras ja kui pärast siis intervjueeriti neid kahte inimest, siis see esimene oli totaalses šokis, totaalses depressioonis, et mis nüüd siis juhtus. Ta elu sees enam merele ei läinud meremehe haridusega mees ja jäigi sadama kapteniks, aga teise mehe käest küsiti, et et mis sa siis nagu tuleviku mõttes teed. Ta ütles, et ühte kohta ma panin selle petrooliumlambi ja ma lolli peaga panin ta nagu õiget pidi ja kui laev läks ümber, siis see voolas välja sealt see petroolium, et nüüd ma panen lihtsalt korgi paremini kirni ja pööran selle pudeli siis teistpidi ja ta jäi samat tüüpi laevadel sõitma, sest ta oli nagu harjunud sellega, et need laevad lähevad ümber. Et seda analoogi võttes, siis ma arvan, et kunagi ei saa rääkida liiga palju. Mulle meeldis väga see mõte, et tuleb lisada järjest neid kihte. Et see vestlus ei oleks kogu aeg nagu ühe sõnumiga, siis ta tüütab kõiki ära, tuleb lisada kihte. Ja mida tuleb kindlasti vältida, on selliseid äärmuseid. Üks on selline äärmuslik koht sõjalise riigikaitse puhul. Juba vabadussõja algus räägiti, et mis meie saame, et meie ei suuda suure riigi vastu mitte midagi teha, tänapäeval on see lisanud siis aatompomm, et piisab ju, et kas minutite, tundide või päevadega, kõik on niikuinii läinud, et see on selline seisukoht, et sealt ei ole enam mõistlik enam mingit diskussiooni rääkida ja sellest ohust ei ole ka mõtet nagu midagi rääkida. Et siis see ongi ainuke, milleks sa valmistud, on selline väärikas suremine ja sa pead iga hetk valmis olema siis väärikalt surema. Ja teine asi, kuhu ei tohi diskussioonides minna, on siis selliste lahenduste pakkumine, mis tegelikult ei paku mitte midagi. Siin näiteks nende samade Ukraina sõja kontekstis räägitakse tsiviilkaitsest, mis on äärmiselt vajalik ja millest meid väga vähe räägitakse ja nii edasi ja nii edasi. Aga lahendus, mis tihtipeale pakutakse, on pommivarjendid. Ja väga paljud inimesed tahavad Eestit muuta sellise mineviku Albaania sarnaseks, et igale inimesele igal pool pommivarjend, et see ei pruugi vale olla. See tundub täiesti mõistlik, et oleks ju hea iga kell pugeda sinna pommivarjendisse, kui oht tuleb. Aga lihtsalt on jälle see, et kui sa vaatad, et kui palju rahva raha sinna läheks ja kui palju ressurssi läheks, siis käed kukuvad jõuetult rüppe ja keegi tegelikult ei hakka mitte midagi tegema. Nii et olenemata sellest, kaua sellest räägitakse, tegelikult mitte midagi ei muutu, sellesse tööpõld on nii suur ees, et keegi ei tea, kus seda esimest vagu lükkama hakata. Et nendest peaks hoiduma. Jah, ma ütleks ühe kommentaari ka varjendite osas, et sellest tõesti räägitakse ohjeldamatult ja
ja noh, ütleme, et üks põhjus, eks miks neid mitte teha, on see, et tänapäeva pommid on täpsed. Jama on see, et meie liitlaste pommid on täpsed. Teiste omad mitte nii kahjuks. Et kui vaadata, kuidas on, noh, ütleme niimoodi, et tavaliselt tuuakse, et jah, Nõukogude okupatsiooni ajal oli päris palju varjendeid, noh, mis neist kõik nüüd saanud on. Tavaliselt nähakse selles, et see on mingisuguse sellise tohutu mäe sees olev asi. Üks pommivarjend muide, mis oli Nõukogude okupatsiooni ajal salastatud, asub Eesti Rahvusringhäälingu keldris. See kelder on siiamaani alles. Ma ei tea, mis seal on, ma pole seal kunagi käinud, aga see kelder on siiamaani alles. Need üks varjend on kindlasti alles. Ja neid on veel, et nii kortermajad, mis praegu sinne püsti seisavad, mis seal on, ei tea, aga asjad on alles. Kuidas on Soomes asi on lahendatud sellise erasektori ja riigi koostöös, eks, et tavaolukorras on autoparkla, vähe tugevamast betoonist, kui mingi jama on, saab sinna sisse minna. Et Tallinna Kaubamaja hakkab ennast renoveerima, noh, miks mitte ehitada Tallinna Kaubamaja alla Tallinna kesklinna üks korrus autoparklat veel, mis on piisavalt sügaval, et kuhu saab varjuda, et minu arust nagu väärt mõte. Mis puudutab julgeoleku sellist ülefetiseerimist, siis tõepoolest, et kui kõik on julgeolek, siis pole mitte miski julgeolek, et ma arvan, see topispallide näide on selles suhtes väga asjakohane, et kui noored poisid ei saa harjutada, siis nad ei saa sõjaväkke, mis tähendab, et on seos julgeolekuga olemas, vaieldamatult. Samas kui vanad inimesed ei tee sporti, ei tee kepikõndi, siis nad satuvad haiglasse, mis tähendab koormust meditsiinisüsteemile. Kui midagi juhtub, siis ei saa sinna viia haavatuid, sest seal on ees inimesed, kes ei ole oma füüsisest hoolitsenud. Nii et ühte või teistpidi justkui kõik on seotud, aga ma arvan, et sellises laias plaanis kõigest julgeoleku sellises kastmes kõnelda võib-olla ei ole päris õige, et siin oli ka üks näide sellest, et sisejulgeoleku ja kaitseväe selline erinev arusaam või ütleme niimoodi, et ühiskonna erinev käsitlus, poliitikute erinev käsitlus sellest, meil ei ole hävituslennukeid, meil ei ole tanke, et need on lihtsalt nii uhked ja nii ilusad asjad, poliitikutel meeldib nende najal poseerida, kasutada neid, igal pool rääkida nende taustal, sõita nendega, et sisejulgeolekul sellist asja ei ole või siseturvalisusel, et kui mõelda selle peale, et Eesti Vabariigi Siseministeeriumi haldusala, mis on siis Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet, Päästeamet, Häirekeskus, Sisekaitseakadeemia ja Siseministeeriumi IT-asutus, siis tegelikult on alates pronksööst vähenenud Siseministeeriumi haldusala inimeste arv 2000 inimese võrra. Et seda on päris palju, arvestades, et alla 10 000 on järgi. Naljaga pooleks, et kui vaadata tendentsi 2006. aastast vähenemisega, siis 2035. aastaks hiljemalt jõuame nulli. Et ega asjata Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ei ole öelnud, et siseturvalisus on liiga õhukeseks lihvitud. Nii et ma väga loodan, et ajakirjandus tahab sellest kirjutada, me oleme valmis igal juhul kaasa lööma. Tihtipeale lihtsalt probleem on see, et kui sa ise pakud, siis ei huvita, kui leitakse, siis huvitab ja kui sulle tundub, et sa oled sellest juba 5 korda rääkinud, siis alati leidub mõni, kes ütleb, et tegelikult sa varjad. Et nende asjadega on nii, et sa pead rääkima ja ikka on inimesed, kes ei ole seda kuulnud, sest inimesed igapäevaselt ei pruugi sattuda sinna, kus sina parajasti räägid. Nüüd meil on aega 6 minutit ja siis teeme sellise blitsi, ehk siis lühi küsimus, lühi vastus ja küsimus oleks selline, et meie panelistide siis arvates, et kas Eestis käib infosõda ja kui käib, et siis et kui ohtlik see on Eesti ühiskonnale? Ma hakkan pihta, et ma arvan, et käib küll, aga mul on selline tunne, et teinekord me peame seda iseendaga. Ja ma olen ka nõus, et käib, et selles mõttes mõlemapoolne on väga valesti öelnud, aga selles mõttes igakülgne, et vahetevahel ongi niimoodi, et me kipume üle hindama teatud
mingeid sõnumeid, seesama riigikaitsekuludeks 2%, mis on väga selge sõnum ja millest kõik on ära nagu taibanud seda sõnumit. See ongi selline kunagine lause oli, riigieelarve peab olema ja kõik juba teavad, et mis sõna sealt nagu lõpus puudu on, mida me kõik kordasime, et täpselt samamoodi on see 2%, aga nüüd jälle nagu teiselt poolt, et me oleme küll NATO top 5 seas selle protsentidega, aga protsentide eest neid samu tanke ja lennukeid ei osta. Et kui me vaatame raha ennast, mille eest neid tanke ja lennukeid ostetakse, siis me oleme seal altpoolt 4 hulgas. Et sellised asjad jäävad meil tihtipeale nagu 2 silma vahele. Mina arvan, et ei käi info seda, et me saame tihtipeale pihta võib-olla sellest, et kas siis idanaaber teeb oma sisekommunikatsiooni, sest kui sul nagu on majanduses ei lähe nii hästi, sa pead inimesi millegagi nagu rõõmustama ja siis sa võib-olla rõõmustad neid šovinistlike avalduste või tuumapommist rääkimisega. Et me teinekord saame sellest ka juhuslikult pihta ja mõnikord neil on suunatud kellegile teisele, et kui nad tahaksid paha tekitada, nad ilmselt võiksid ebakindlust ja ebastabiilsust isegi rohkem külvata ja teiselt pidi nagu ma ei taju ka, et meie valitsus teeks meile mingit sellist süstemaatilist propagandat, et tegelikult ikkagi lihtsalt jah, julgeoleku teema on veidikene südamelähedasem rahvale ja seda on väga hästi ka niimoodi konsolideeritud sellest teemast rääkimist ja me oleme ise endale väga palju armastame pai teha sellest, et me 2% kulutame üldse. Mõned teised teemad on muidugi ka sellised, aga ma ei näeks, et me oleme sõjas. Mina arvan, et mingil määral me kindlasti oleme, aga see ei ole nii mastaapne, et pigem on, ma lihtsalt enda töökoha poolest juba näen, et meil on sõda on tegelikult inimeste vahel, kes valivad mingeid infoallikaid ja sõdivad omavahel. Ehk siis see on see sama vaenu õhutamine, põgenike teema ja kõik see muu, et see sõda tegelikult ei ole just, nagu sa ütlesid, et meil ei ole asutused, kes seda teevad, vaid meil on infosõda selle üle, kes karjub kõvemini ja kes mis materjali kasutab. Et see on selline teistmoodi, uutmoodi sõda. Infosõda ei ole. Erinevate huvide või arvamuste teemal löövaid gladiaatoreid, kellele ülejäänud ühiskond ka meedia vahendusel kiljete, hõigete ja sapiste kommentaaridega kaasa elab, et seda Rooma tsirkust, et seda on küll, aga see on igas enam-vähem terves ühiskonnas olemas. Ja seda küll ei küsitud, aga lõpetuseks lihtsalt see mõte, et kui teema on see, et aga mismoodi ikka seda meediavärki siis vastu võtta, siis tegelikult üks hästi lihtne reegel, kõik, mis meediast tuleb, et see tuleb lasta läbi aju, mitte läbi mao, kus selline õõnes tunne tekib, kui mingi jama on. Ja kui tuleb välja, et esimene organ, mis infot lahkama hakkab, on hoopistükkis 2 kõrva vahel, siis maailm läheb märksa elatavamaks paigaks. Mitte pole meeles, kes see klassik oli, kes seda ütles, et ega maailm pole muutunud hullemaks, lihtsalt uudised levivad kiiremini. Peaks ta nime üles otsima, sest tegelikult oli tal õigus. Hästi, et lõpetame sellisel positiivsel noodil ja tänan paneliste ja osalejaid ja kohtumiseni järgmine kord. Aitäh!